Kõik me oleme kokku puutunud kunagi sellega, et meil ei ole oma kola kuhugile pista ja isegi siis, kui meil on olemas kas garaaž või keldriboks ja seda sellepärast, et need ei ole piisavalt turvalised või need on juba asju nii palju täis, et sinna ei ole mitte midagi pista. Ja sellepärast olemegi tulnud TVC-sse Jürile külla, kuna tal on üks uus ja mugav lahendus välja käia. Ja selle lahenduse nimi on Panipaik. Et Panipaiga raames me võtame vastu teie kauba, olgu teda siis nii palju, kui teil parasjagu teda on ladustamiseks tuua ning paneme oma riiulisse ja hoiame teie jaoks teda siin. Kui kaua te üldse tegutsenud olete? Me oleme turul olnud tegelikult julgelt üle 10 aasta ja meie peamine tegevusala on tegelikult kesklaoteenus ja terminaliteenus. Nende teenuste raames me võtame vastu kaupu, hoiustame neid siin, käitleme ja väljastame vastavalt saabunud tellimustele. Lisaks nendele 2 teenusele on meil ka Panipaiga teenus, mille raames me võtame vastu eraisikute kui ka ettevõtete juhusliku laadi kaupa. Kas ettevõtete puhul näiteks raamatupidamisarhiivid, asjaajamisarhiivid või siis eraisikute puhul jalgrattad, rehvid, suusad, lumelauad, suvevarustus, matkavarustus, mida iganes. Ja selles mõttes, et ladustamise võimekus on piiramatu. Meie puhul ladustamine ei ole päris just nii, kuidas keldris need asjad on korraldatud. Et meie paneme alati kauba riiulisse, kaup ei ole kunagi põrandal ja kuna Panipaiga kaubad üldjuhul liiguvad harva, et kevadel tulevad, sügisel lähevad, siis need kaubad me paneme kõrgele ja kaugele ära ja nii-öelda igapäevaste tööprotsessidega need kaubad nagu kokku ei puutu. Et ladu on meil puhas, kuiv, temperatuur on alati ühtlane, kaubad on selles mõttes hästi hoitud. Ja lisaks on veel ka videovalve, et saab olla turvaline nendega. Täpselt, kuna meil laos tegelikult väga suurt segadust ei ole, infosüsteem fikseerib täpselt ära, missugune hoiustatav ühik, kuhu riiuli kohale on ta pantud, siis üldjuhul seda nii-öelda videovalvet pole nagu meil siiamaani veel vaja läinud, aga juhul, kui midagi peaks olema kadunud, siis me leiame oma laost ka nii-öelda kaotsi läinud pakkeüksused kindlasti üles, et kogu ladu 100% on kaetud nii-öelda videokaamera salvestamisega. Ja lisaks ma kuulsin su käest, et sul on ka veel siin kindlustatud need asjad. Ikka, ilma selleta ei saakski. Kõik tingimused on meil välja toodud meie koduleheküljel ja meil on nii tegevusvastutus kui ka tavaline kindlustus juhuks, kui peaks juhtuma siin kas ilmastikust tingitud õnnetusjuhtum või mõni muu selline ootamatus. Meie ladustamise eripära seisneb selles, et me oleme mahupõhine teenus. Kui teie toote meile hoida ühe väikse karbi, siis vastavalt nii palju, kui palju ta meil laos ruumi võtab, siis vastavalt sellele on ka selle karbi hoiustamise hind. Näiteks jalgratast me hoiame hinnaga 12 senti ööpäevas, mis on siis 3 eurot ja 60 senti kuus. Tegelikult on niimoodi, et kui kodus teha remonti ja diivan 8 nädalaks jalust ära tuua, siis tegelikult ei tulegi maksta kuu eest. Et me oleme nagu absoluutselt mahu- ja tekkepõhine. Kui täna tuua ja homme viia, siis tulebki tasuda selle ööpäeva eest. Et kui on kas või pisike karbides olulisi asju, mida tahetakse nagu eraldi ära panna, siis meie juures on see võimalik ja nii-öelda mahupõhise hinnaga. Näiteks see konkreetne väike laokoht on meil 2 senti ööpäevas, mis on 60 senti kuus ning seetõttu ma arvan, et ega meie Panipaiga teenuse kasutamine nüüd teenuse hinna taha küll ei tohiks jääda. Et oleme üritanud sellele teha nii soodsaks kui vähegi võimalik. Meie eesmärk on olnud teha ladustamise lahendus, mis oleks mugav, põhimõtteliselt nii-öelda uksest ukseni teenus, et peremees, kui tal on vaja rehvid garaažist jalust ära saada, et ta ei peaks väga palju vaeva nägema, et ta lihtsalt klõbistab natukene klaviatuuri, registreerib need rehvid ära, tellib meie auto ja võib-olla juba sama päeva õhtu sees on need rehvid jalust läinud. Vaataks selle netilehe ka üle, et kui keeruline mul üldse siin see registreerimine on. Et sisenemiseks on mul vaja siis ID-kaarti, nagu ma saan aru. Nii-öelda konto loomiseks on vaja ID-kaarti ja mobiil-ID-d. Kui konto on juba korra loodud, siis on võimalik endale ka seadistada parool ja peale seda on ka niisugune kergem või niisugune kiirem sissepääs nagu olemas. Ja kui leping on sõlmitud, siis peale seda on kõik kasutamiseks valmis. Edasi iseenesest on lihtne. Et registreerimine tähendab seda, et kui on hoiustamiseks nii-öelda soovitud asjade hulk, kui ta on pakitud,
et siis see pakkeüksus tulebki registreerida. Pakkeüksusele tuleb anda pealkiri või siuke väike nimetav ja seda enne kõike iseenda jaoks. Kui te olete sisse loginud ja valinud registreerimismenüü, siis siin te saate valida, et mida täpselt te siis parasjagu registreerida tahate, kas rehvid, karbitäis asju, jalgratas, lumelaud, suusad ja nii edasi. Et näiteks suverehvid, et hiljem oleks mugavam selle pealkirja järgi ise ka aru saada, et kui näiteks annate meile nii-öelda väljastuseks käsu, et siis te saaksite ise ka ekraani pealt aru, et missugused rehvid neist on need suverehvid, missugused on elukaaslase autorehvid, missugused on siis nagu talverehvid ja nii edasi. Ja siit saab ka tegelikult valida koguse, et palju neid on. Et programm väga mugavalt siis nagu ka visuaalselt veel annab siukse pildi siia juurde ja ma näen, et pilti saab ka veel lisada ja samuti ma võin ju veel juurde kirjutada, et palju rehvile mustrit jäi. See on tegelikult iseenesest jube mugav. Kindlasti, sest kui on perekonnas rohkem autosid ja rohkem nii-öelda rehve, et siis on selle järgi mugavam hiljem tuvastada, et mis on mis. Ja kui ta on nüüd salvestatud, hojustatav ühik on nagu registreeritud, siis programm annab teile sellise 6-kohalise registreerimisnumbri ja see ongi nüüd see nii-öelda unikaalne number, mille alusel meie personal siis võtab selle asja või 4, vastavalt kas karp või 4 rehvi, et võtab hoiule. Aga nüüd, kui hojustatav ühik on reaalselt nagu registreeritud, siis tekib siia selline mõnus ülevaade. Ja see ülevaade annab teile siis võimaluse mugavalt otsustada, et mis asjad teil nüüd registreeritud asjadest vaja nagu sinna nii-öelda meie juurde tuua. Ja kui te toote nad ise kohale, siis lihtsalt võtke, toimetage meile kohale, meie inimesed juba läbi arvuti toimetavad siin koha peal edasi. Aga kui teil on endal nagu kiire või lihtsalt pole viitsimist meid siit Lasnamäe avarustest üles otsida, kus me siin oleme, siis te saate tellida ka meie transpordi enda järgi, et me hea meelega leiame teie asupaiga üles ja võtame need asjad teie juurest peale otse nii-öelda teie enda ukse tagant. Iseenesest transpordi tellimine on isegi lihtsam, kui on hojustatav ühiku registreerimine. Et öelge, kuhu te tahate, et me tuleks nendele asjadele järgi ja valige need reaalsed asjad, mida te meile hoida annate ja kui te olete vastavad asjad ära valinud, siis tegelikult süsteem ka teile näitab, palju maksab selle kauba vastuvõtmine ja ka lattu toimetamine. Nagu ma näen, siis 4 talverehvi ja ehitustarbed ja puhastusvahendid polegi ju väga hulle, et 12 eurot ja auto ongi järgi ja vahet ei ole, kas ta tuleb siis Keilasse või Tallinnasse. Täpselt nii ongi, just. Kui kuller võtab pakkeüksused vastu, siis hojustamine algab tegelikult juba sellest hetkest, kui kuller need enda kätte saab ja teie saate rahulikult nii-öelda meie iseteeninduse kaudu jälgida. Siis mingi hetk te näete, kuidas nad siit registreerimise alt kaovad siia panipaiga alla. Ja see panipaik loobki teile nüüd reaalse ülevaate nendest asjadest, mida te olete meile hoiule andnud. Ja seda näeme ainult meie siit praegusel hetkel ekraanist. Täpselt. Ehk siis teie, kes te annate meile need asjad hoida, omate juurdepääsu enda kasutajakontole. Soovi korral te võite oma pereliikmetele anda nii-öelda kasutaja õigused siia. Et kui on nagu ikkagi tegemist ühe leibkonnaga, siis igaüks ei hakka ju ise lepingut tegema, et niimoodi saate kõik korraga siia tuua ja võib siis nii-öelda pereisa, pereema koos siis nii-öelda toimetada. Et seega, et kui ma panen omal kasti sisse seal mingid raamatud, siis ma peaksin selle kasti kinni tõmbama, ehk siis korralikult ära pakendama ja siia tooma. Et mitte niimoodi, et ma toon lahtiselt raamatud. Just, ehk siis võib tulla lahtiselt raamatutega ja me aitame need siin koha peal teil ära pakkida, kui ei ole näiteks pappkarpi kodus või teipi, et seda laadi asja saab teha küll. Ja siis me saame ta nii-öelda registreerida ja võtta ta ühikuna arvele. Aga loomulikult kõige mugavam on, kui te kodus need asjad iseenda jaoks ära pakite, sest siis on teil ka lihtsam neid asju siin üle anda. Okei, siis nüüd on väljastamine. Just, väljastamisega on olukord eriti lihtne. Kui teie tahate oma asju tagasi saada, siis te ei pea tegema mitte midagi muud, kui tulema siia ja ütlema, et teil on siin need ja need asjad ja me anname need teile välja. Ja siin iseenesest see on väga lihtne. Meil on panipaiga all ka lihtne nupukene. Vajutate siia peale. Tõstukki peale kohe, tõstuk tuleb ukse taha. Täpselt, tõstuk tuleb. Siin on võimalik siis öelda, et kas te tulete talle ise järgi. Te võite ka kellegi järgi saata.
ja saate ka tellida transpordi. Jällegi te peate ütlema meile, et kuhu te tahate, et need asjad kohale toimetatakse. Ja kui see tellimus on sisestatud, siis ka... No võtame jõulukuuse tagasi. Nii, aga võtame jõulukuuse tagasi, paneme ta siia ja anname ka saunatarbed koos sellega. Ja siin on näha, et siis palju siis see reaalne nii-öelda väljastus- ja transporditeenus kokku teile maksma läheb. Nagu ma näen, siis nii lihtne see ongi, et tuleb minna interneti lehekülje peale tvc.ee, võtta oma ID-kaarte, registreerida ennast ära, panna oma asjad siis lattu, tellida auto järgi, kui vaja, ja need asjad jõuavadki siia ilusti riiulisse. Ja samas ei ole ka vahet, et kas tegemist on väikse kastiga või siis suurte rehvidega, et kõik võtate vastu. Täpselt nii ongi. Kõik, kellel on garaažis vähe ruumi või ei usalda oma keldrit, siis suverehvid, talverehvid on teretulnud meile siia hoida. No vähemalt nüüd ma tean ühte head turvalist kohta, kuhu neid tuua. Täpselt nii.